kõige eredamad mälestused siis Paide linnameeskonda esindades on kindlasti sellised need momendid, kui suutsime siis esinelikult punkte röövida ja kas siis 1 punkti kätte või õnnestus meil võita, et kindlasti on need sellised eredamad momendid, et kõige eredama momendina võib-olla tooks välja selle 2011. aastal mängitud viimases voorus mäng Nõmme Kaljuga, kus me suutsime neid siis 2-1 võita. Selle emotsiooni pealt oli nagu väga hea hooaeg ära lõpetada ja kui ma ei eksi, siis võiduvärav löödi ikkagi suhteliselt viimastel minutitel ka, et see oli nagu väga äge emotsioon. Paide linna meeskonna nagu arengut on nagu väga suur rõõm näha, et siin areng on olnud väga kõva, et kui me nagu võrdleme siin 5 aasta taguse arenguga, et siis selles osas on nagu linnameeskond nagu väga palju arenenud ja on nagu näha, et väga palju tööd on nagu ära tehtud, et ei ole enam kaugel, et millal see Paide võiks ka esimese meistritiitli siia Järvamaale tuua, et seda on nagu küll väga hea meel näha. Aga mis selle nagu taga on, see on kindlasti on nagu see, et üks võtmesõnu on võib-olla selline töökus ja ikkagi tahe Järvamaal seda asja arendada meil juhtkonna poolt ja sponsorid ja fännid, et kes panustavad oma aega ja tegemisi ja jõudu sinna meeskonna edusse, et see võib olla üks asi ja kindlasti ka mängijate valik on läinud võib-olla paremaks, et siin Paides juba esimesed noored on tulemas peale ja ma arvan, et see võiks selle taga olla küll selline töökus ja tahe läbi murda. Et Paide noortesüsteemi, ma ei tea, kas ma päris õigemees nagu hindama oleks, aga kõrvaltvaatajana nagu tundub küll, et siin viimasel 2 aastal on nagu ikka korralik käik sisse pandud, et kui siin Järvamaal ringi liigud ja ilusad ilmad on, siis ikka neid Paide linnameeskonna dressides noori kutte näeb nagu ikkagi tänavapildis päris palju, et tundub, et on nagu jällegi linnameeskonna poolt nagu väga suur töö ära tehtud ja kõigile on antud võimalus olla selle meeskonna liige, et ma arvan, et noortesüsteem liigub ka ikkagi õiges suunas ja et linnameeskonnal on ikkagi tulevikus mängijate näol siis valikud ka Järvamaalt, ma arvan, et on tulemas mängumehi. Aga millal Lats esindusmeeskonna ukse lahti lööb, et selle kohta ma ei oskagi nüüd täpselt öelda, et ta ise arvab muidugi, et võiks homme juba minna, aga eks seda nagu näitab, et loomulikult oleks tore, kui ta ka Paide linnameeskonda esindaks. See jalgpall ikka südames ja nagu ikka